Tere hommikust, head inimesed, kõik, kes te hoolite Kohila valla ja siinse piirkonna heast käekäigust. Aitäh, et te leidsite sellisel mõnusal, ilusal laupäevasel talvehommikul aega siia tulla, et meiega natukese arutleda, mismoodi teie kodukant paremaks saada ja millised visioonid ja arengud siis lähimate aastate jooksul oleks tark püstitada ja mitte ainult püstitada, vaid loomulikult ka need täide viia. Sest et ega nendest sõnadest üksi pole midagi kasu, tähtis on ka, et teod teoks saavad. Kui me seda muusikat ka natukese võib-olla maha võtaksime, siis läheksime natuke ametlikumaks ka siin juba. Ma kõigepealt sissejuhatuseks tutvustan iseennast, kui te lubate, et minu nimi on Tanel Talve. Ma olen üsna mitme ameti peal ja ma mõtlesin tükk aega, et kuidas ma ennast täna siin lühidalt tutvustan, aga võib-olla isegi kõige tänasesse konteksti sobivam tutvustus on see, et ma olen Voose külast, see asub Harjumaal Hanija vallas. Olen olnud Voose külaseltsi juhatuses juba aastast 2005, ei julge isegi arvutada, et mis see aastates siis teeb, päris palju ja isegi hirm tuleb peale, et nii kaua on ühte küla püütud arendada. Aga õnneks on meil Voosega ka ette näidata, et me ei kirjuta neid arengukavasid ja ei tee plaane ainult sahtlisse, vaid tegelikult oleme päris palju ka täide suutnud viia. Ja ka täna see särk, mis mul seljas on, see on natukese kulunud, aga see on mulle väga armas, sest et ma olen seda meelt, et on see nüüd vald, küla või mingisugune muu üksus või kogukond, siis selline turundus ja enese teadvustamine siis inimestele on väga oluline, nii et Voose Päikesekodu on üks selline keskne koht Voose külas, mis aitab siis meie piirkonnal ka areneda ja majanduslikus mõttes saada siis vähe ärksamaks. Aga nii palju siis minust, et ma teen teile lühikese ülevaatega siis, mis täna toimuma hakkab. Siin te näete, et seal üleval on ajakava ka paigas, et ega ma seda ümber jutustama liiga pikalt ei ole mõtet hakata, aga põhimõtteliselt siis räägime täna natukese üldisematel teemadel, globaalsematel teemadel ja siis juba väga konkreetselt ka teie valla ja teie valla arengukavaga, mis on hetkel koostamisel siis seonduvalt, nii et te saate ise ka kaasa lüüa selle arengukava valmimisel väga konkreetselt. Väikesed protseduurilised märguanded ka veel, et tualetid on nii esimesel korrusel kui ka siin teisel korrusel, need on tähistatud ja loodetavasti hästi üles leitavad. Kohvi ma loodan, et te juba saite juua all, aga tuleb ka lõunapaus, kus on siis natukese toekamat toitu. Ja ega siin vist väga rohkem midagi sellist protseduurilist öelda ka ei ole, et hakkame, ma arvan, et otsast minema. Ja nagu te ka näete, siis meil on esimene, me oleme juba 2 minutit on kahjuks nüüd küll ainult aega, Allar Haljasorg, teie hää vallavanem, ma rääksin saate täis, nii et sul on täpselt 2 minutit aega teha sissejuhatus ja tervitussõnad. Nii et hakkame minema, ilusat päeva teile minu poolt ja Allar, palun. Aplausi võib ka teha. Jaa. Tere hommikust! Veidi rohkem kui 60 aastat tagasi, 12. septembril 1962. aastal kogunes suur hulk inimesi Texase osariigis Houstoni linnas Rassi ülikooli staadionile, et kuulata Ameerika Ühendriikide 35. presidendi kõnet. Ja president John Fitzgerald Kennedy ütles oma riigi rahvale nõndaviisi. Me otsustame sel 10. minna kuule ja teha teisi asju ja mitte seetõttu, et see on lihtne, vaid just seetõttu, et see on raske.
Me elame maailmas, mis on pidevas muutumises. Ja ma usun seda, et rasked ajad sünnitavad vapraid inimesi. Ja vaprad inimesed on need, kes toovad kerged ajad. Ja kerged ajad on jälle sellised, mis sünnitavad inimesi, kes tegelikult ei suuda seda vastutust kanda, ehk nõrgad inimesed. Ja see protsess liigub edasi ja need nõrgad inimesed tegelikult toovad taas rasked ajad. Ja seda ringi me oleme läbi ajaloo näinud ja näinud. Aga 21. juulil aastal 1969 puudutas inimese vasak jalg esimest korda kuupinda. Ja astronaut Neil Armstrong ütles nõndaviisi, see on väike samm inimese jaoks, aga tohutu hüppe kogu maailma jaoks. Ja viimane lugu. 2 astronaut olid avakosmoses ja arutasid, kus üks astronaut küsis teiselt, mida sa plaanid teha suvel? Mida sa teed puhkuse ajal? See teine astronaut mõtles hetke ja ütles, et ilmselt lähen ma maale, vanaema juurde. Aga täna, mis on minu unistus, on see, et meie Kohila valla vaprad inimesed teeksid neid väikeseid samme, mis oleks suur hüpe nii Kohila vallale kui ka kogu Eestile. Ja ma soovin meile kõigile väga, väga põnevat, inspireerivat päeva. Aitäh! Väga vahva oli korra kosmoses ära käia ja hea, et Allar meid kuu peale muidugi ei saatnud kõiki. Aga me oleme täna kogunenud siia, selle tänase visioonipäeva põhjus on ju selles, et koostamisel on Kohila valla uus arengukava ja nüüd, kui kaugel sellega ollakse, mis sammud on juba astutud ja mis sammud veel astutakse sellel koostamise teel ja vastuvõtmise teel, tuleb räägib selle arengukava juures konsultandina ametis olev Patrik Rang. Tema väärib ka aplausi. Juhu! Aitäh. Teen siin mikrofoni kontrolli. Paistab, et töötab. Ja nüüd varsti jõuavad slaidid ka ekraanile. No võt, ühesõnaga, umbes 10-15 minuti jooksul annan ülevaate, kuhu me oleme selle protsessiga jõudnud. Ma väga pikalt või detailselt ei räägi igasugustest sellistest kronoloogiatest ja täpsetest kuupäevadest, et millal toimus see üritus, millal toimus teine üritus. Proovin seda sissejuhatavat tagasivaadet toimunusse ikkagi siduda rohkem selle visioonipäeva ja tänase ürituse sisuga. Aga siiski, selles mõttes lühidalt, mis siis toimub? Toimub Kohila valla arengukava kuni aastani 2035 koostamine. Hakkas pihta see möödunud sügisel ja praegu oleme siis jõudnud enam-vähem laias laastus, ütleme, pisut kaugemale ehk kui poole peale, sest ajakava kohaselt aprilli lõpuks peab see meil olema valmis ja tellijale ehk siis vallale üle antud. Ja mitte ainult see, et arengukava on omavalitsusele vaja kohustusliku dokumendina, lisaks sellele
on oluline kogu see protsess, ta paneb ikkagi paika valla arengusuunad edasiseks, ütleme siis 12 aastaks. Ja on siis loomulikult sisendiks eelarvestrateegiale, ehk siis kõik see, mis hakkab juhtuma vallas või ei hakka juhtuma, see saab olema suuresti põhjendatud või põhistatud arengukavaga. Nii et selles kaasalöömine selles protsessis on hästi lihtsalt öeldes kasulik teile kõigile. Ülesehituselt klassikaline arengukava, olukorra kirjeldus, visioon, eesmärgid, tegevuskava, investeeringute kava. Et sellest nagu niimoodi pikemalt ma ei kavatsegi rääkida. Ja põhimõtted on see, et igalühel on võimalik oma arvamust avaldada ja kaasa lüüa. Meil on siin, ütleme, 3 tasandit, mitte hierarhiat, aga ütleme 3 lahendust või süsteemi, mida me siis kasutame selle arengukava koostamisel. Üks on siis arengukava juhtrühm, teine on siis arengukava töörühmad, nendest ma ka kohe räägin, ja 3. on siis elanikud, avalikkus, kes on saanud ja saavad kaasa rääkida ka, olgu see siis avalike ürituste, nagu näiteks see, või siis möödunud talvel, kui mälu ei peta, siis novembris toimunud avaliku teabepäeva või infopäeva või vestlusringi vormis ja oli ka küsitlus. Ja kuhu me tahame jõuda, on siis see, et me keskendume sellistele olulistele ja arendustegevustele, ütleme niimoodi, et rutiinseid, igapäevaseid, mis on ka küll väga olulised tegevused, aga neid me seal arengukavas selles mõttes ei kajasta, et need tuleb vallal nagunii ära teha. Ja me tahame, et see arengukava oleks päeva lõpuks lühike, loetav, arusaadav, umbes selline, et kui on kätte jõudnud taas kord sügise, ilm on kole, siis ühe õhtuga jõuab iga valla elanik, valla kodanik selle läbi lugeda. Ta ei ole tehniline, ta ei ole väga raske. Töörühmad, hästi lühidalt, on siis hea elukeskkond, hoitud inimesed ja haritud ja aktiivsed inimesed. Ehk siis nendele 3 suuremale plokile me keskendume. Ja omakorda need elukeskkonna, hoitud inimeste ja haritud ja aktiivsete inimeste töörühmad jagunevad omakorda erinevateks alamtegevusteks, alamplokkideks. Nendest ma ka ei räägi, sest kui ma vaatan seda kuulajaskonda siin tänasel visioonipäeval, siis nii mõnigi teist, et mitte öelda vaata et lõviosa, on ühes või teises vormis olnud juba nende töörühmadega seotud. Ja nendest töörühmadest, nagu te teate, me oleme saanud igasugust erinevat sisendit selleks, et see arengukava edasi koostada ja veel paremaks teha. Niimoodi üldiseks mõtiskluseks 2035, et on see nüüd kohe, on see nüüd väga kauges tulevikus, mis vaade või mõõde sellel asjal on. Tegelikult laps, kes tänavu sünnib, läheb 2035. aastal umbes 6. või 7. klassi. Ehk siis pisitasa hakkab juba põhikooli lõpetama. Gümnaasiumi lõpetaja on täna 31-aastane, tal peaks olema, juhul kui ta läheb teistesse haridusastmetesse edasi, tal võib olla juba käes doktorikraad, tal on ilmselt juba oma elu paika seatud, tal on töö, tal on lapsed, tal on oma elu. Tänane 31-aastane on selline reibas 44-aastane inimene, kellel on ka omad toimetamised, aga ilmselt teistsugused kui tänasel 31-aastasel. Ja lõpuks võime ka öelda seda, et korralik viski, mida juua, see peab ikka olema selline vana ja küps, et ühesõnaga see, mis täna kusagil Šotimaal või kas või Jaapanis pudelisse pannakse, seda saab hakata juba 13 aasta pärast, 2035 arengukava täitmise hindamisel ilusasti juba mekkima. Ja mida me oleme, ütleme niimoodi, mitte teada saanud, aga millele me tahaksime tähelepanu juhtida selle arengukava koostamise juures, on see, et erinevalt paljudest teistest või võib isegi öelda, et enamikest omavalitsustest, siis Kohila valla elanikkond ei vähene. Kohila valla elanikkond kasvab ja elanikud on noored. Seal üleval paremal on siis jaotus, mis näitab seda. Nii et kuidas öeldagi, elanikkonna vaates on Kohilas kõik väga hästi. Eripära on jällegi see, et üle 40%
tööealisest elanikkonnast töötab Tallinnas. Siin need protsendinumbrid natukene mängivad, on räägitud 41, 42, on räägitud 47, aga väga suur osa inimestest töötab Tallinnas. Ja see toob kaasa, eks ole, omad valud ja võlud, see on kõik see, mida peab arvestama selle arengukava koostamisel. Ja kellega Kohila konkureerib? Kohila ei konkureeri mitte Raplaga, ta ei konkureeri teiste Raplamaa omavalitsustega, ta ei konkureeri isegi nende omavalitsustega, millega ta piirneb. Tema konkurent toodete, teenuste, toetuste, mis iganes asja puhul on tegelikult Tallinn. Ja see mõjutab ka nii-öelda Kohila tänast päeva ja veel rohkem ka tulevikku suurel määral. Ja need on nüüd 2 selles mõttes väljavõtet küsitlusest, mida osad teist on juba näinud, ma mõtlen neid slaide, küsitlus ise, selle analüüs veel käib ja ma võin nii palju öelda, et see saab nüüd valmis veebruarikuu alguses ja kui ilmub järgmine vallaleht, siis ilmub seal sellest lühike kokkuvõte ja küll siis vald annab sellest teada ka läbi oma teiste meediakanalite. Aga kuigi see küsimus oli esitatud elukeskkonna plokis, siis see katab kõige laiemalt seda, mida inimesed, need, kes vastasid, ja neid oli kokku üle 370, arvavad eluolust Kohilas. 0 tähendab seda, et vastus tegelikult, et ei oska öelda, 1 on see siis, et elu on kehv, 10 on see siis, et elu on väga hea, ehk siis inimesed arvavad, et Kohila vallas on hea elada. Kui me vaatame seda jaotust 1-5, 5 on selline keskmine, et pole viga, käib kah, on ju, ja siis 6-10 on selgelt näha, et see, mis elanikud arvavad, on see, et Kohil on üks mõnus ja vahva koht. Ja see ei ole ainult mitte nii-öelda abstraktselt, vaid kui me seda täpsustasime, et kas minul on Kohila vallas hea elada, minul kui elanikul, selles mõttes Kohila vald on ju erinevate asumitega, erinevate küladega, et äkki on mingisugune eripära siin, et kusagil on väga hea elada, aga teises kohas näed üldse ei ole, siis ei, siin korreleerub see täpselt samamoodi, et see on Kohila vald tervikuna. Kohila vallas on mõnus elada. Ja need ongi need üldised taustpõhimõtted, mis ma tahtsin nii-öelda sissejuhatuseks öelda. No nii, Patrik tegi muidugi eriti kiiresti täna, et tal oli aega veel 10 minutit küll, aga ei, mis seal ikka, aga mulle meeldib ka rääkida, ärge muretsege, ma võin ka rääkida siin nii, et õhtuni. Aga äkki on kellelgi küsimusi? Head inimesed, jah, kas teil on küsimusi tekkinud juba praeguste, kuu küsimusi saab küsida kosmosest, ma saan aru, ja siis Patriku käest loomulikult, mis arengukava puudutavad, nii et küsige julgelt, aga ma toon teile ka mikrofoni, sest et meie tänast toredat sündmust siin salvestatakse ka järeltulevate põlvede jaoks ja siis oleks hea, kui te mikrofoni räägiksite. Nii et küsige julgelt, et ma loodan, et vähemalt üks julge on, kes natukene nii-öelda eeskujuks on teistele ja käima tõmbab. Sest me püüame täna ka siin hoidagi seda meeleolu sellisena, et see on rohkem nagu selline dialoog ja vestlus omavahel, et mitte nüüd nii, et kõik siin käivad lipsud viltu ees ja räägivad oma asja ära ja siis lähme koju minema. Et pigem sellised omad inimesed kõik saalis, et võib julgelt küsida. Nii, kas on küsimusi? Näe, väga hea. Tutvusta palun ka ennast. Tervist, mina olen Henri, ma olen kultuurikomisjoni esimees ja küsimus on siis seesugune, et kas statistikat tehti selles osas ka, mis puudutas pooleli jäetud nagu siis vormide täitmist, kui küsimustikku võtta? Mul on see mikrofon, jah, on sees. Ei tehtud, selles mõttes ühesõnaga, et vastuseid tuli, ma nüüd mälu järgi ütlen, 375, või oli see 384, mis pole oluline, ja karjuv lõviosa nendest, võib-olla oligi siis sama 375 olid jah elektroonilised, 9 oli paberil, aga ei, me ei analüüsinud neid, mis oli poolikud. Kui me näiteks räägime nendest, kes seal küsitlusele vastasid, siis need olid, enamus olid tööealised inimesed, vanuses 25-67 täpsemat rahvastiku jaotust ei ole mul antud hetkel meeles, aga lühike vastus sinu küsimusele on jah see, et ei tehtud. Nii, kas on veel küsimusi? Võib julgelt küsida. Selles mõttes muidugi võib ka hiljem, Patrik kuhugi ära ei lähe ja saab hiljem ka natukese veel puurida ja nööbist kinni võtta. Ahaa, siiski, ma kohe tulen, üks moment. Tervist,
Laht Andres nimi, Kohila Viner. Niisugune küsimus, et kas kuskil on mingid andmestik olemas või info, et palju üldse Kohila valla elanikest, ütleme need, kes elavad füüsiliselt küll siin, aga reaalselt on registreeritud kuskil Tallinnas või muude valdas. Ma saan aru, et see põhikonkurents on Tallinn, ongi tegelikult nende hüvede ja soodustuste pärast. Kas see info kuskil eksisteerib? Ega nii-öelda ametlikku statistikat selle kohta ei ole, aga kui me võtame selle sama küsimustiku, siis umbes 10% vastanutest vastas seda, et nad küll elavad Kohilas, aga nad ei ole Kohilas sisse registreeritud. Me ei täpsustanud seal selle küsimustiku juures, või ütleme, seal ei olnud alablokki selle kohta, et mis on need põhjused, miks te nii teete, eks ole, et miks te ei ole Kohilasse sisse kirjutanud, aga ütleme, 10% nendest vastanutest oli. Ja sellest 10% omakorda, kui mu mälu mind nüüd ei peta, siis 98% olidki tööealist ehk tegelikult 2 tükki siis olid siis kas nooremad või 2% olid siis kas vanemad või nooremad. Mis tähendab muidugi loomulikult väga konkreetset mõju maksutuludele, eks ole, vallas. Et kui inimene tegelikult elab siin, teenuseid tarbib ikka, aga nii-öelda maksud jätab kuhugi mujale. Nii et see on nii-öelda praegune vastus. Aitäh, Jaanus Ernits, volikogu. Küsimus siis selline, nagu ma aru saan, siis küsimustikule vastas suurusjärgus 5% kogu valla elanikest. Et kas te ise olete selle tulemusega rahul ja kas see teie arvates on piisav valim? Lühike vastus on jaa. Me oleme selle tulemusega rahul. 5% on tegelikult täitsa hea. Loomulikult oleks võinud olla võib-olla seal esindatud rohkem ka noori ja oleks võinud siis teisest küljest olla rohkem esindatud nii-öelda eakaid või siis pensionäre, aga üldiselt selle 5%-ga oleme rahul. Ses mõttes, et see küll nüüd on natukene mõne aasta tagune info, aga kui me tegime kunagi ühte Narva linnale, ühte teist arengukava, kus me pidime ka läbi viima elanikkonna küsitluse, siis ja Narva linna elanikarv on suurusjärku 50 000, siis hea või kurjaga, piitsa või präänikuga me saime sealt kätte pisut üle 200 vastuse. Ja Narva linn ei olnud ka selle peale väga õnnetu, pigem mühatas, et eks ole, ega siit ongi raske inimesi nagu sundida vastama. Nii et kui me võtame Narvast 200+ ja Kohilast ligi 400 ja siis ma ütlen, et see on A, väga hea number ja B, ka see osakaal, me oleme ka mõningatel teistel omavalitsustele teinud arengukavasid, 5% on hea. Nagu ma ütlesin, oleks võinud olla suurem, oleks võinud olla laiem, aga kui inimene ei vasta ega taha vastata, siis ega on peaaegu võimatu meil sundida teda vastama. Nii, kas on veel äkki küsimusi? Ma küsin ise, Patrik, kui tohib, et kuidas oma nii-öelda kogemuse pealt võid öelda, et kas ühe arengukava koostamine, kogu see protsess on ju tegelikult päris suur töö ja kõik, et on sellest pärast lõpuks kasu ka midagi? No täpselt, see on väga hea küsimus. Tähendab, kas tast kasu on? Mina näen tegelikult arengukava koostamise juures 2 kasu. Üks kasu on tegelikult see protsess ise. Arengukava nii-öelda vormistatud paberiks, aga just see protsess ise, et kõik inimesed, kes asjas ühel, teisel või kolmandal moel puutuvad, kes on sellega seotud, et nad saavad kaasa mõelda ja kui see isegi need mõtted tingimata ei jõua lõpuks sinna arengukavasse endasse välja, siis inimesed ise mõtlevad kaasa oma rolli, oma võimaluste, oma nii-öelda funktsiooni üle vallas või valla toimetamistes, sest ega vald ei koosne ju ainult, ütleme, vald ei võrdu vallavalitsus või siis vallaametnikud, vald võrdub valla inimesed, eks ole, MTÜ-d, kodanikuühendused, ettevõtjad, lihtsalt aktiivsed inimesed. Ja teine kasu on ikkagi see, et mis siis, et iga plaan on aegunud juba sellel hetkel,
kui ta valmis saab, siis ta annab sul ikkagi mingisugused suunad sinna ette. Sa tead, mis on selles mõttes sind ees ootamas, sa tead, kuidas ennast sinna süsteemi sobituda. Nii et ma tahaks öelda, et on ikka kasu. Vähemalt mina tahaks nii mõelda. Jah, eks see ole vist meie kõige enda kätes ka lõpuks, et mida me selle tohutu tööga, mis siin tehakse, lõpuks pihta hakkame. Ja loodetavasti siis sahtlisse neid arengukavasid ainult ei kirjutata, kuigi ma olen oma elu jooksul näinud igasuguseid variante ja neid igasuguseid analüüse, arengukavasid ja muid asju, on kirjutatud teinekord siiski ka vist minu meelest küll ainult kirjutamise pärast või siis sellepärast, et keegi palka saaks. Aga kindlasti ma väga loodan, et siin ei ole sellise asjaga kindlasti mitte tegemist. Aga aitäh sulle praegu, Patrik, me läheme oma asjadega edasi, tegelikult peaks olema meil, veel tuleb küsimus, mul on ainult hea meel selle üle, väga vabandan. Anu Negesen, küsin, et mil määral te kasutate nii-öelda alusinfona eelmist arengukava, et kas seda kuidagi saab ka ära kasutada? Eks ikka saab. Selles mõttes, et lisaks nendele tööle inimestega, olgu see siis avalikus vallaelanikud, töörühmad, on ju meie sisendmaterjaliks kõik need erinevad arengudokumendid, arengukavad, olgu see siis valla enda praegu kehtiva arengukava või siis ka erinevad temaatilised arengukavad. Ja me võtame kõik need aluseks selles mõttes, asi selles, et kui üks või teine arengukava on koostatud ikkagi ka 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi, siis vahepeal on ju nii palju muutunud. Et objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel me ei saa sealt kõiki asju üle võtta ja ka paljud need asjad, mis on seal suunana või eesmärgina ette antud, need on ajas lihtsalt muutunud. Ma pidasingi silmas, et selle põhjal joonistuvad mingisugused tendentsid välja, et kas kasutate? Nii palju kui võimalik, jah. Väga lühikene vastus muidugi, jah. Nii, küsime veel, sest et meil on aega veel Patrikut siin piinata. Küll. Ja, moment. Et mina olen Regina ja mul on selline küsimus, et praegu nagu nendest vastustest ka selgub, et vastavad sellised aktiivsed inimesed ja siin kohal on sellised aktiivsed inimesed, et kuidas me nagu selle arengukava koostamise käigus ei unustaks ära neid inimesi, kes on praegu kõrvale jäänud ja järjest rohkem nagu jäävad kõrvale. Et ma räägin näiteks mingid vanuritest või mõnest invaliididest või et me nagu selle eufooria pealt, et meil on kõik noored ja aktiivsed, nagu ei unustaks ära seda poolt, et meil on ka mitteaktiivseid ja kõrvale jäetud, et me ei süvendaks seda lõhet. Jah, ses mõttes, et kaasamine kui selline on üks keeruline asi. Selles mõttes, et see on nagu see lugu sellest hobusest, kes viidi küll vee äärde, aga jooma seda sa ei saa panna, ta saab ikka selles mõttes ise juua. Et inimest sundida kaasatud olema on väga keeruline, väga raske. Lõpuks see muutub selliseks, kergelt võib muutuda farsimaiguliseks. Et selles mõttes, et ikka inimene peab ise ennast tundma mingisugust kokkupuudet, mingisugust tõmmet, mingisugust huvi selle asja vastu. Et kui tal seda ei ole, siis tuleb seda selles mõttes aktiivselt, vaikselt kasvatada. See ei toimu üleöö, see on selles mõttes pikem protsess. Selleks on olemas siin ka, või ütleme arengukavas need 2 plokki, mis kaudselt sellega tegelevad. Üks asi on siis haritud inimesed ja tegusad inimesed ja teine asi on siis hoitud inimesed, mille all on ka igasugused, mitte igasugused, aga ütleme siis tegevussuund, mis ongi mõeldud selle jaoks, et kuidas kaasata kodanikuühendusi, kuidas kaasata inimesi, et niimoodi sealt tekib see huvi valla eluolus osaleda, võib-olla liitub mõne spordiklubiga, võib-olla liitub mõne, kassikasvatajate klubiga, lillekasvatajatega, mis iganes tema huvid on ja siis sealt ja teiste samade huvidega inimestega koos käies, koos mõeldes, koos asju ajades, siis niimoodi vaikselt ta tõusebki mitte ainult väheaktiivseks, aga kui väga hästi läheb, siis juba hästi aktiivseks inimeseks Kohila vallas ja laiemalt.
ma korra kasutan jälle seda võimalust, mul mikrofon minu käes on, et siis ma saan kohe siit otsa küsida, et jällegi sellise lihtsa Voose külamehena kõneldes, ma olen tähele pannud meie Anija valla poolt sellist mõningast suhtumist, kus siis need külad, kes on hästi aktiivsed olnud juba aastakümneid ja enda eest seisnud ja ette võtnud ja tagant lükanud ja nii edasi, et nüüd on nagu kuidagi levinud arvamus, et nendele küladele enam mingit sellist tuge, ma ei mõtle ainult rahalist, vaid üleüldse, et need on ju küll saanud juba, öeldakse, selline lause on levinud. Et kas, et anname siis kuskile sinna, kus nagu justkui ei ole seda aktiivsust. Et kuidas sina näed, kas sellist aktiivsust saab üldse siis niimoodi sundida või et kuidas see nagu tühja koha peale siis seda tuge annad, et minu lihtne küsimus Voose külamehena, ma ei ole erapooletu ka, aga ma usun, et see võib olla ka siin teie kandis selline olukord olemas, et selliseid aktiivseid inimesi, ma ei tea, mul kaob küll nagu siis selline motivatsioon võib-olla ära, et mis ma siin ikka rabelen siis, kui öeldakse, et te olete küll saanud juba. Siin ma pean tunnistama, et jällegi mina lihtsa külamehena Ülendi külast Hiiumaalt, ega ma ei tea, kuidas siin mandri peal need asjad käivad. Et Kohila valla osas ma ei oska nagu nii täpselt vastata, mul puudub selle kohta igasugune detailne täpne info, eks ole. Ma loodan loomulikult, et ressurssi on alati vähe, ütleme kas või selles mõttes rahalisi ressursse, aga mis on omavalitsuse roll või võimalus, ütleme, kodanikuühendust või MTÜ-sid toetada. Ega see ei ole minu arvates tegelikult kogu aeg see, et vald peab andma MTÜ-dele või külaseltsidele või kodanikuühendustele kogu aeg mingisugust raha. Ei pea, selles mõttes ega vallal on hoopis ka teised hoovad. Ütleme ka näiteks kas või see, et ta saab anda oma ruume kasutada. Ütleme, et inimesed tulevad kokku, arutavad asja, neil ei ole seda antud hetkel oma, ma ei tea tõesti, külaseltsi või kassikasvatajate klubil ei ole ruume, et nad ei peaks kusagil kõrtsis kokku saama, et oleks selles mõttes soe, mugav, võib-olla isegi tehnika olemas. Vald saab kõiki selliseid asju teha. Aga kuidas seda kaasabist tekitada? See on selles mõttes jõle keeruline lugu, et inimesel peab ikka endal ka olema mingisugune kas või grammi jagu seda soovi ja initsiatiivi ja tahtmist kaasa rääkida. Ja siis saavad hakata nii vald, ettevõtted, teised sõbrad, tuttavad, kes iganes, seda väikest grammi nii-öelda kasvatama. Et pole küll väga täpne vastus, aga ma ei oska sulle vastata. Udutan. Ei, ma meelega natukese intrigeerisin siin ka, sest et ega ma tean, et see ei olegi lihtne vastata. Kas on küsimusi vahepeal, küsin, et ma tähele pole pannud äkki kedagi. Et ma tegelikult pean siin natukese nüüd meie päevakava kohta korrektuure tegema, vist tundub nii, sest et meil välja kuulutatud majandusanalüütik Peeter Koppel on meile teadmata põhjustel hetkel veel saabumata, nii et me ei saa tema juttu hetkel kuulata, aga ma arvan, et sellest ei ole ka häda kedagi, sest et lihtne külamees Hiiumaalt ja lihtne külamees Voose külast, ma arvan, et me räägime selle saate täis ka, kui vaja on. Aga ma teeksin, kuidas tuli küsimus vahepeal, et kas see valim oli piisav ja kas neid vastajaid oli piisavalt ja nii edasi. Et minu meelest, Patrik, on meil praegu hea võimalus ju kohe seda suurendada, seda inimeste vastanute hulka. Et ma küsin siis hommiku võimlemise mõttes, kelle arvates on väga halb elada Kohila vallas? No ei tule siit hommiku võimlemist. Kelle arvates on hästi äge ja hea ja mõnus ja nii edasi elada Kohila vallas? Ja kelle arvates on nii ja naa, et käib kah või kuidas meil selle vahepeal oli küsimus? Kuule, aga ma loodan, et see protokolliti nüüd, et vähemalt filmi. Et selles mõttes see jääb kõik ainult meie ja tuhandete televaatajate vahele, ärge muretsege. Et näed, oli vastuseid nii ja naa. Et ega ei ole ainult lust ja lillepidu ka kindlasti, aga ma võin teile öelda omast kogemusest, et tegelikult siin kandis on täitsa okei. Ja kui ma tohin seda ka ära mainida, kuna siin, ma olen siis Peeter Koppel praegu, eks ole, võite minu käest ka küsida igasuguseid asju. Aga ma tulin alles päev tagasi Rootsist. Ma olen Eestimaa külaliikumise kodukant juhatuse liige ja me käisime külas siis Rootsi kodukandil. Helasfärje on siis nende nimi seal. Ja minu meelest sellised naabrite juures külaskäigud on kasulikud mitmes mõttes ja üks kasu, mis me sealt kindlasti saime, oli see, et me saime aru, et meil siin Eestis ei ole sugugi asjad nii hullusti, kui me võib-olla ise vahest mõtleme. Me oleme külaliikumise puhul küll vähemalt igati konkurentsis nendega seal,
mis siis, et Helas Värje kontor asub Stockholmi vanalinnas ja nad saavad igal aastal lihtsalt tegevustoetust riigilt sinna 5 miljoni euro kanti, et siis me mõtleme meie Eestimaa külaliikumist Kodukant, mis on puhtalt vabatahtlik organisatsioon ja ei saa üldse mingit raha, et siis ma ütleks, et me oleme teinud tegelikult ikka väga head tööd siin ja kindlasti ka teie heal kaasabil. Ja mis mulle ka tänase päeva jooksul siin juba meenus, et meil on selline tore allorganisatsioon Kodukandil nagu Kodukant Harjumaa, ma loodan, et te olete kuulnud Kodukant Harjumaast midagi ja võib-olla mõni on ka oma külaga selle liige, siis Kodukant Harjumaa juhatus on selline vahva ja suurte ambitsioonide, nii nagu vallavanem siin alguses kohe selle ladus meile sellise põhja ette, et ka nemad ütlevad, et inimene, kes elab siis Sakus, eks ole, ütleb, et Tallinn on meie äärelinn, ehk siis Saku äärelinn. Ja ma arvan, et võib-olla seda mõtlemist ja suhtumist tasub ka siin rohkem isegi niimoodi aluseks võtta, et mis mõttes Kohila on Tallinna ligidal. Tegelikult on Tallinn on Kohila ligidal, eks ole. Ma kujutan ette, et sellises arengukava meelestatuses ja sellises tooni andmises võiks võib-olla seda ka võtta, kuigi ma ei tea, kuidas, Patrik, sa kommenteerid midagi selle kohta? No eks siin ole see, et ega inimesed ei käi siit ju, ma oletan, linnas sellepärast, et neile õudselt meeldib Tallinnas iga päev sõita ja tagasi. Kui mõnele meeldib, tahabki sõita. Kindlasti on selliseid, aga ma kujutan ette, et kui inimene saaks teha seda sama või siis mõnda muud oma oskustele, huvidele vastavat tööd siinsamas, nii-öelda oma kodukohas, olgu see siis keskuses Kohilas või mõnes muus vallatõmbekeskuses või kas või kodus või mõnes nii-öelda kaugtöökeskuses, neid variante on küll ja veel, eks ole, siis miks ta peaks sõitma Tallinnasse? Mina seda põhjust ei näe. Teine asi on see, et ei tohi liigselt keskenduda kogu selle töö tegemise juures nii-öelda uutele igasugustele töövormidele, mis seisnebki nii-öelda arvuti kasutamises ühel või teisel viisil. Ega need traditsioonilised tööd ei kao ka tegelikult mitte kuhugi. Jah, seal toimub automatiseerimine, seal toimub mehaniseerimine, seal toimub digiteerimine, seal tulevad ka robotid ja masinad ja igasugused asjad, eks ole, appi, aga ma ei näe küll selles mõttes mingisugust põhjust, piltlikult öeldes, miks peaks inimene Kohilast sõitma Tallinna selleks, et töötada mõnes tööstusettevõttes. Miks ei võiks olla see tööstusettevõtte, ütleme siinsamas, Kohilas? Jah, okei, see on kaugem näiteks sadamast, kui on tegemist eksportiva ettevõttega, et sa pead laduma või nii-öelda sõitma ja sul tekivad selles mõttes täiendavad transpordikulud, eks ole, sellega, aga võib-olla on siin mingisugused asjad, mida nii-öelda Kohila asukoht ja Kohila tingimused ja Kohila võimalused kompenseerivad. Ja see on ka üks asi, mida me tegelikult selles arengukavas pisut käsitleme, et küsimus ongi just selles, et kas me tahame, et Kohila valda tuleks juurde igasugust erinevat ettevõtlust, kui jaa, siis mis tüüpi, ja kui me oleme ka sellele, mitte küll arengukava raames, aga ütleme nii-öelda vald ettevaatavalt, kui ta on selgusele jõudnud, mis need olla võiksid, siis kuidas neid siia meelitada ja tegelikult mida see endaga selles mõttes kaasa toob. Ei räägi isegi siin võib-olla mingitest keskkonnateemadest, aga näiteks kas või seda, et kui ootamatult 1. jaanuarist 2025 otsustavad kõik Kohila valla elanikud hakata tööle Kohila vallas asuvates ettevõtetes, tarbima kõiki siinseid teenuseid, kui palju tuleb, ütleme näiteks muu infrastruktuur kaasa. Alates koolid ja jätavad ka kõik oma lapsed ja ainult Kohila vallas paiknevatesse haridusasutustesse, et mis see siis tähendab koormuse mõttes lasteaedadele, koolivõrgule, perearstile, et need kõik asjad on omavahel seotud, et esialgu võib ju küll mõelda, et õudselt vahva oleks kui, aga mis see siis tegelikult endaga kaasa toob? Toob kindlasti kaasa häid asju, toob kindlasti kaasa, ärme ütle negatiivseid asju, aga selliseid mõjusid, millega peab ka tingimata arvestama. Hästi, palun korraks veel nendel käsi püstidest, kes ütlesid, et siuke nii ja naa on elada siin. Väga hea, ma näed teie. Öelge palun, mis teil puudu on? Ujula näiteks ja alati saab paremini. Et kõiki asju saab siin veel paremini teha, näiteks meie tore jõgi, mida saaks paremini ära kasutada. Et on asju, mida saab paremini.
kes veel tahaks öelda, mis võiks olla paremini Kohila vallas? Ja kui vabatahtlik üles, ma tulen sunnin. Alati vabatahtlikult parem. No võtne, sealt. Ja, tere, Maarin olen eelarvekomisjoni esimees. Minu arust võiks olla lihtne ja selge eesmärk. 12 aasta pärast on kõik Kohila tiheasustusalades tolmuvabad teed kaetud või need tolmuteed kaetud mustkattega. Lihtne ja selge eesmärk, aitäh. Jah, see lihtsuses on mured, et see vist maksab minu mäletamist mööda miskit jälle. Ja alati me lõpuks jõuame ikka rahani, aga mitte alati. Näete, ma annan sinna ka, äkki te saate ulotada selle selja taha. Tere, mina olen Meila. Ja minu meelest meil peaks olema Kohilas üks kultuurikeskus, kus peaks olema kino, kus peaks olema ujula ja kindlasti selline koht, kus me saaksime koguneda nooremad ja vanemad. Väga hea tähelepanek, ma arvan, et see on üldse kõige alus A ja O, sest et ma olen ka jällegi tähele pannud, et teinekord kiputakse võib-olla liiga palju mõtlema selle peale, kuidas ettevõtlus ja majandus ja siis sisemajanduse kogutoodang ja siis need kõik need vahvad sõnad, aga tegelikult unustatakse võib-olla ära, et miks me üldse mida teeme siin Eesti riigis, et see Eesti riigi keel ja kultuur on ju see, mille säilitamise nimel ja inimeste heaolu nimel me ju tegutseme, nii et see on minu meelest ka väga oluline. Nii, aga siin on veel. Ja mina tahtsin lihtsalt rääkida korra, et minul on 2 versiooni, et üks oli Tallinnas ettevõtlus ja tein siia tagasi. Et väga vahet ei ole enam tänapäeval, kus kohas sul ettevõtlus asub. Et kõik transport liigub väga hästi ja kui sa oled spetsialist, siis sa võid teha kust iganes oma tööd, nii et selles mõttes on nagu jah, väga okei. Aga seda ettevõtlust kui sellist poolt tuleks tegelikult siin toetada, arendada. Väga hea tähelepanek jälle, sest meie päeva järgmine pool natukse sellele ettevõtlusele ka rohkem keskendub, nii et ma arvan, et me saame seda poolt ka siis päris kenasti katta. Nii, aga ma arvan, et läheme oma programmiga täna edasi, et veel kord aitäh Patrikule, teeme talle ühe aplausi. Aitäh sulle. Ja kuna ma ei ole vist üldse Peeter Koppeli moodigi, et siis ma ikka väga pikalt teid ära ei peta. Ma arvan, et me läheme oma programmiga edasi, sest et minu meelest tekkis meil väga mõnus juba vestlus ja selline diskussioon siin ja seda me siin kohe saame ka meie toredate tänaste panelistidega jätkata ja veel laiemas sellises siis valdkonnas küsimusi küsida ja mõtteid vahetada.